Täna räägime sellest, millised tooted peaksid sul olema koju varutud, et koos oma perega elada üle nädalane kriisisituatsioon. Miks me sellest räägime? Ka kõige turvalisemates riikides tuleb ette loodusõnnetusi, mis võivad kaasa tuua näiteks elektrikatkestusi ning Eesti ei ole siinkohal samuti erand. Mitmed eluliselt tähtsad teenused võivad katkeda, tuues muu hulgas kaasa probleeme toidu ja joogivee kättesaadavuse osas. Kuni abi saabumise ja teenuste taastumiseni sõltub sinu ja sinu lähedaste elu ning tervis just sinu valmisolekust. Lisaks elementaarsele toiduvarule, millest kohe rääkima hakkame, võiks sul kodus olla olemas ka patareisid, küünlaid, tualettpaberit, tikke ja muud taolist, et vähemalt nädal aega ilma kõrvalise abita hakkama saada. Mis puudutab toiduvaru, siis peaks igal perel kodus olema olemas kaua säilivad ja väga hästi läbimõeldud toiduained, mida nad ehk igapäevaselt toidu valmistamiseks ei kasuta, kuid on seal selleks, et vähemalt nädal aega kriisiolukorras perega edukalt hakkama saada. Aga vaatame täpsemalt, mis sinna korvi siis käib. Oluline on jälgida sedagi, et kriisivaru sisaldaks toite, mida sinu perega muidu igapäevaselt tarbib. Tee aeg-ajalt oma kriisivarus inventuur ja kui märkad, et mõni toiduaine on lähenemas aegumistähtajale, valmista sellest mõni lihtne õhtusöök. Näiteks veiseliha tomatikastme ja spagettidega. Kõrvale vajad vaid purustatud tomateid, mis sul võiks ideaalis samuti koduses varus olemas olla. Leia ka sina kriisikorv e-koopist või prindi see enne järgmist poeskäiku välja. Kui sa elad e-poe teeninduspiirkonnas, on kõik sulle veelgi lihtsam. Saad selle ühe klikiga endale kas koju või toidukappi tellida.